Tere taas kord, mina olen Palle Kõlar autoringlusest ja tänaseks autoks, millele teeme video, on Opel Insignia. Auto läks müüki täna, videot veel pole, video jõuab ilmselt homseks võib-olla, aga kuulutus on igal juhul auto 24 ja autoringluse lehel juba olemas. Mis meil siin siis täpsemalt on? Soomest pärit auto, diiselmootoriga, manuaalkastiga, 118 kilovatti. Nagu ikka üritan valida väga täpse ja õige hooldusajalooga autosid, siis sellel on ka olemas algusest lõpuni hooldusraamat. Soome tasuline väljavõte on mul tellitud. Sellel autol on Soomes 2 omanikku olnud, millegipärast seda küsitakse hästi tihti. Ise ma võib-olla väga ei mõista, et mis see suur vahe on, kas on olnud 2, 3 või 4 omanikku, aga igal juhul ma mainin selle ära, tal on 2 omanikku olnud. Et selle kohta on dokument ka olemas. Läbisõit on kindlasti õige, saan tõestada mitme kanali kaudu seda vajadusel. Hammasrihma vahetus on tal tehtud 160 000 pealt umbes, pärast vaatame täpsemalt. Seisukord on tugev 5 palli 5 palli skaalal. Puudusi hetkel on teadaolevalt 1 puudus, mille ma plaanin lähipäevil ära likvideerida. Selleks on parkimisandurid, need on mul juba autos olemas, ootavad vahetamiseks aega lihtsalt. Ja nendest tegelikult oli viga ainult 1 anduris teoreetiliselt, et peaks olema väga lihtne asi korda teha. Ülevaatus kehtib augustikuuni, kindlustus on peal, auto on arvel. Ma mainin seda sellepärast, et on tihti olnud olukord, kus keegi ostab endale auto ja viimasel hetkel selgub, et ta arvele võtt 192 eurot on ka vaja maksta. Et väga paljud importautod ei ole Eestis arvel ja seisavad nii-öelda ilma numbriteta. Nagu ikka kõigi autoringluse autode puhul proovisõitu saab teha, ükskõik kus, ükskõik kui pikalt. Miks mulle endale see auto algusest peale nii väga meeldib? Mul tegelikult vahepeal olid mingid Instagrami ja Facebooki story'd ka üleval, kui ma sellel autol järgi käisin. Ja sellest on ka video YouTube'is Soome Vol 2 nime all on selle auto toomise video. Mulle meeldib see, et ma sain kohe aru, et ta on üli hästi hoitud, sellepärast et hooldustega ei olnud kunagi mindud üle nii-öelda tähtaja või üle läbisõidu ja auto oli seest väga puhas. Niimoodi, et see on nagu see ei ole alati kõige olulisem. Ma ise näiteks enda autot, ma ei viitsi seda iga nädal pesta ja koristada seest, sest ma teen ta kohe mustaks uuesti. Aga on seos selle vahel, et kui inimene hoiab oma autot seest nagu korras, siis on suur tõenäoline, et ta ka tehniliselt suudab nagu asju jälgida ja jälgib. Et ma kohe alguses märkasin, et 190 000 sõitnud auto ja kulumisjälgi ma sisuliselt ei leidnudki. Tal on nagu salong on nii korralik, et ma pole ammu kasutatud autol nii korralikku salongi näinud 11 aastat tegelikult vana tänaseks, eks ole. Ja ma kohe alguses vaatasin, et selle autoga vedas ja tagasi sõit oli ka, ma ei tuvastanud see, et üks hetk ma sain aru, et tal need andurites on viga sees, mida ma ka mainisin, aga muud ma mitte midagi ei suutnud leida ja sama seis on siiamaani, et tehniliselt on tal seisukord super ja mis ma veel eraldi välja toon, nagu näiteks on ka Volkswagen Passat, mõned Volvod, ütleme, ja siis sama Opel Insignia, nad on kõik väga populaarsed importautod, Insigniaid tuuakse palju Euroopast igalt poolt, et Saksamaalt, kust iganes, Hollandist, Belgiast, Prantsusmaalt, Itaaliast, Soomest, Rootsist, et Insignia on hästi populaarne importauto ja miks ma seda välja toon? Olen kokku puutunud korduvalt, on pakutud müügiks, on pakutud nii-öelda autopoele, küll komisjoni müüki, küll lihtsalt, et osta ära. Ma olen väga paljud Insigniad ise pidanud selle pärast ostmata jätma, et arvestataval osal neist puudub igasugune hooldusajalugu. Miks mulle veel see auto silma jäi, et ta on Insignia, mis on diisel ja millel on kogu hooldusajalugu olemas, mis reaalselt on ka alla 200 000 sõitnud. Et ma usun, et järelturul on Eestis praegu müügis veel alla 200 000 sõitnud diisel Insigniaid, aga kui analüüsida läbi see, et
mitmel neist on tõestusmaterjal selle kohta olemas, et see läbisõit on õige. Julgen pakkuda, et pooled kukuvad nii-öelda valikust ära. Võib-olla isegi veel rohkem. Et see on nagu kogemus elust enesest ja see kehtib tegelikult mitte ainult Insigniate puhul, et igasugused levinud importautod kahjuks tänaseni kipuvad need hooldusraamatud ära kaduma ja ees on mingisugune number ja tegelikult sellele tõestust ei ole. Minu enda hinnangul, ütleme, Soomest on võib-olla kõige lihtsam seda kontrollida, Rootsist ka, Itaalia, Prantsusmaa üliraske kontrollida, kui seda ei ole. Et ühesõnaga, see on üks põhjus, miks ta mulle silma jäi ja miks ma seda autot üldse tahtsin. Läbisõit, millel on tõestus ja mis on reaalselt ka alla 200 000. Sellel autol on veel üks väga lahe asi, mis mulle väga meeldib. Ta on suur keskklassi auto, ruumikas, turvaline, mugav, kõik asjad. Aga ta kütuse kulu on väga väike. Arvestame seda, et ta on ikkagi 118 kilovatti võimas, ehk siis tal on ka nagu omajagu jõudu ja ta jaksab maanteel nagu väga edukalt igasuguseid möödasõite teha ja sõita ka kiiremini kui 100 näiteks, kui meil Eestis kevadel see jälle lubatud on. Aga ma panen kuulutusse täpsed kuluandmed, aga maanteekulu on tal alla 5 liitri. Et see on nagu hämmastav, arvestades seda, kui suure autoga on tegu. Ja see on kindlasti üks arvestatav boonus, et saab nii-öelda sõita keskklassi autoga, aga samas selliste kuludega. Mälu järgi ütlen, et tal oli maanteekulu oli 4, keskmine kulu oli 5 ja linnakulu oli 6. Ehk siis sellised on ta kulunumbrid. Ma näitan selle videokäigus ka seda Ebersprecheri eelsoojendit, mis sellel autol on, et kui keegi täpselt ei tea, mis see on, siis tegu on eelsoojendusega, mille sa paned puldist, vajutad nuppu, autol hakkab kapoti ja lahi käima ja soojendab salongi ja mootorit. Ehk siis põhimõtteliselt tähendab see seda, et sa oled toas, vajutad nuppu ja lähed 20 minuti pärast välja, su auto on soe. See on super luks, super mugav asi ja uuena, kui seda osta uuele autole nii-öelda tehases lasta paigaldada lisavarustusena, siis see on päris kallis lisa. Ja istmesoojendused on tal ka olemas selles suhtes, et praegusel talvisel ajal ülihea. Kuulame mootori häält ja ma näitan kapoti alla nii palju, kui siit kaamera pealt näha on. Alustame siit. Raadio. Kõik toimib. CD-plaati mul hetkel kaasas pole, auks on tal ka olemas. Siis istmesoojendused. Ma saan näidata ainult, et nad lülituvad, nad töötavad ka. Seda ma lihtsalt ütlen juurde. 2-tsooniline kliimaseade, ehk siis eraldi temperatuur mõlemale poolele. Tal on olemas Bluetooth, mis igal juhul minu telefoniga ühendus ja töötab, proovisin ära. Siin on nii, mis meil siin on, parkimisandurid, siin saab veo ja kontrolli välja lülitada. Tagumine kojamees, selle ma kusjuures vahetasin sellel autol. Ja ta töötab. Tal oli kinnitusest oli katki. Esimesed kojamehed. Vett ma praegu ei pritsi, ta töötab. Praegu on päris jahe, krõbe, pole vaja. Püsikiiruse hoidja, selle ma näitan proovisõidu jooksul. Nii, siin on nii-öelda pardakompuuter. Siis vaatame edasi. Tuled. Video pealt oli näha, et udutuled töötavad, esimesed tagumised. Lülituvad mõlemad. Vaatame peegleid. Peeglid on elektriliselt kokku klapitavad. Näitan, et lähevad.
teine pool ka. See on hästi levinud viga, et need mootorid väsivad mingitel autodel ära. Nii, vaatame, reguleerime ka ja reguleerib. Ja teine pool reguleerib. On olemas vihmasensor tal muidu, see tähendab siis, et kui vihma sajab. Nii, vaatame järgmisena aknad. Et üldiselt miinuskraadidega peab akendega ettevaatlik olema. Nad võivad olla jääs, aga ma vaikselt katsetan. Seda on ka alati oluline proovida, sellepärast, et vahel võib juhtuda, et mõni uks ei lähe ja sa ei ole sellega kursiski. Vaatame. On olemas ka sellised kardinad, päiksevarjuks nii-öelda. Nii, aga alustame siis proovisõiduga. Ma olen natuke aega vait. Kehva tee peal saab kuulata, et mingid hääli ei kostu. Mis selle auto puhul on minu jaoks eriline või mis eristab teda teistest sarnastest, on see, et tal on hästi pikad käigud. Mida see tähendab? See tähendab seda, et näiteks ma sõidan praegu teise käiguga, kiirus on 40 ja tuur on alla 2000. Esimene käik on tal nagu tavaline, aga sealt edasi lähevad käigud hästi pikaks ja see on põhjus, miks tal see kütusekuluga nii väike on. Et maanteel näiteks, kui sõita 90-ga, siis 6. käiguga on tuur minu arust mingisugune 1200 vist. Et 6. käik on nagu 90-ga sõites liiga kõrge käik ja 5-ga peaks sõitma. Salong on suhteliselt vaikne, mingisugust häirivat tulemüra ei ole. Refimüra pole ka eriti sisse kosta. Ja teeme nüüd siis paar eksperimenti. Kõigepealt ma lasen käed lahti ja vaatame, kuidas ta ennast oma vööndis hoiab. No, väga hästi hoiab. Ja teeme ühe pidurduse ka, vaatame, kuidas auto ennast oma vööndis hoiab. Käed lasen jällegi lahti. Täiesti okei. Loomulikult on olemas igasugused peredele vajalikud lisad, Isofix kinnitused, kõrvalistuja turvapadja väljalülitamise võimalus ja siin on eraldi märgutuli selle kohta, kas ta on, kus see oli, siin, et kas ta on aktiveeritud või mitte. Siis, mis mulle isiklikult Insignia puhul veel meeldib, on see, et ta on tegelikult üsna elegantse välimusega, et ta on nagu niisugune pereauto, mahukas ja turvaline ja mugav ja ökonoomne ja kõik niisugused asjad. Aga minu arust on ta sellise nagu sportlik, kaltkriips, elegantne, selline, tal on selline ilus välimus. Et näiteks, no ma ei tea, paneme kõrvale Toyota Avensis ja Toyota Avensis on selle kõrval nagu selline suurkandiline ja kohmakas. See on selline pigem nagu sükeste veits ilusamate joontega ja selline sportlikum. Mitte, et Avensis halb auto oleks. Avensis on väga hea auto, aga disaini poolest ma kindlasti eelistan ise Insigniat. Mul on veel üks väga oluline nipp öelda, kuidas osta autot. Ma teen mingi hetk sellest eraldi video ja eraldi video, kuidas see asi käima peaks niimoodi, et võimalikult palju ära vaadata. Aga kõige olulisem asi auto ostul on proovisõit. Ja ilma proovisõiduta ei tohi osta, see on kategooriliselt keelatud. Kui sa tahad petta saada, siis mine palun ja osta. Aga kui sa tahad endale saada eelarve piires võimalikult head autot, siis sellisel juhul on vaja teha proovisõit ja nüüd tuleb mängu see, et kas müüja võimaldab proovisõitu ja järgmine väga oluline asi on, kus kohas ta võimaldab proovisõitu ja kui pikalt ta võimaldab proovisõitu. Kui müüja ütleb sulle, et sõida siin parklas natuke edasi-tagasi, siis ta ei taha sind järelikult pikemale proovisõidule lasta. Miks ta ei taha? Tee ise omad järeldused. Et
vaata, auto puhul on selline kuldreegel, et mida kauem sa teda kasutad, seda rohkem puudusi sa märkad. Ja kogenud automüüjad, vanad kalad, 30 aastat tegutsenud, teavad väga hästi seda, et kui sulle auto välimus meeldib, siis ja sa proovisõitu eriti pikka ei tee ja sa muid vigu ei avasta, siis sa tõenäoliselt ostad selle auto ära. Aga tulemuseks on see, et sa avastad midagi järgmisel päeval ja sellest tuleb konflikt. Ja tihtipeale automüüjad ise ka ei tea nende autode seisukorda, sellepärast, et need autod ei ole Eestis arvel, nad ei saa nendega sõitmas käia. Proovinumbritega teoreetiliselt saavad, aga nad ei tee seda enamasti. Ja sa võib-olla oled esimene, kes nagu justkui tahab proovisõidule minna ja avastada neid asju. Aga kui sa ostad ära niimoodi, siis sa avastad järgmine päev ja nüüd sa informeerid sellest müüjat ja siis on konflikt. Kuidas seda vältida? Hästi lihtne. Ära osta autot juhul, kui sa ei saa selle autoga sõita vähemalt paarkümmend minutit. Selle aja jooksul peaks tulema enamus puudused välja. Kui mootor kuumeneb üle, siis 2 minutiga proovisõidul see ei tule välja, sa ei saa seda mitte kunagi teada. Kui on suur leke kuskil, sa ei saa seda teada, kui sa kasutad 3 minutit autot. Aga paarkümmend minutit, pool tundi või isegi tund maanteel linnas erinevates oludes, enamus puudused tulevad välja. Ja kui need on olemas. Ja kui selle ajaga ei tule, siis tõenäoliselt ei tule ka homme ja ülehomme. Aga kui sa ei sõida üldse või sõidad 2 minutit, siis see on täielik loterii. Minult on mitu korda küsitud, et miks sa neid videosid teed, et ma vastan sellele ka ära, siis ei pea rohkem küsima. Ma teen neid videosid sellepärast, et esiteks ma tahan, et inimesel oleks võimalik enne kohale tulemist autoga juba suures osas tutvuda, näha ära auto seisukord, nii palju, kui seda video pealt on võimalik näha. Ja ta teab, mis teda ootab ees, kui ta tuleb kohale. Et üldiselt ma üritan tegutseda niimoodi, et inimeste eeldused oleks täidetud, kui nad kohale tulevad. Aga loomulikult inimesed on erinevad ja 1000 eurost autot müües ei pruugi see alati õnnestuda, eeldused võivad olla kõrgemad. Aga siiani enam-vähem niimoodi on läinud, et kohale tulles mingeid negatiivseid üllatusi kellelgi ei olnud ei ole. Ja teine asi on see, et ma hea meelega näitan oma nägu sellepärast, et mul ei ole seda vaja kuhugi peita. Tõmbame sellele videole vaikselt joone alla. Auto, nagu ütlesin, on müügis. Hind on kodulehel ja auto 24 nähtav. Ja auto asub Tartus. Tartus saab proovida. Tulge, võtke ühendust, tulge vaatama, proovima. Ja minu poolt täna siis kõik. Kohtume!